Tere taas! Täna räägin ma sulle loo ühest eriti ägedast päevast. Nii ägedast, et Lumi ei taha, et see lõppeks. Võlusopi 31. lugu. Lumi hoiab päevast kinni. Võlusopis oli täna ilus ja soe. Päike oli terve päeva lillevälju soojendanud ja pehme tuul oli kõrte vahel sosistanud saladusi, mida ainult tuul ise teadis. Siira, Lumi ja Runo olid mänginud hommikust saati. Nad olid ehitanud ojakese äärde tammetõrudest paate, korraldanud võistluse, kes leiab kõige veidrama kujuga pilve ja avastanud lagendiku servast väikese lillevälja, mida nad polnud varem märganud. Nad olid mänginud nii kaua, et sipelgad olid nende vaatamisest magama jäänud. Päriselt. 2 sipelgat magasid ristiku all. 3. norskas murul nii kõvasti, et iga norsatusega liikus üks rohukõrs natuke edasi. Kas sipelgad näevad und? Küsis Siira. Kindlasti, ütles Runo. Millest? Olulistest sipelga asjadest. Näiteks? Runo mõtles natuke. Väga suurest saiapurust. Siira puhkes naerma. See on maailma kõige igavam uni. Sa lihtsalt ei mõista sipelgate kultuuri. Kõik naersid. Natuke aega hiljem jäi aga vaikseks. Keegi ei öelnud midagi. Kõik 3 teadsid, mis kell oli. Oli uneaeg. Siira teadis, Runo teadis, Lumi teadis ka. Aga keegi ei tahtnud seda esimesena välja öelda. Siira silus ühte rohuliblet. Runo sättis juba 9. korda oma taskus olevat puukoorest vidinat. Lumi vaatas taevast. Kõik tegid näo, nagu neil oleks veel midagi väga tähtsat teha. Siis lendas nende juurde Frederik, särav sinine liblikas. Ta maandus murul olevale kivile. Ta vaatas magavaid sipelgaid, vaatas lapsi ja muigas. Huvitav. Mida? Küsis Siira. Need sipelgad jäid ammu magama. Ja siin teesklevad 3 väga väsinud sõpra. Et nad ei ole üldse väsinud. Siira ohkas. Siis haigutas nii suurelt, et pidi kuu peaaegu alla neelama. Olgu, ma tegelikult olen väsinud. Runo haigutas kohe vastu. Oi ei. Nüüd ajasid sina mind ka haigutama. See on nakkav, ütles Frederik. Mis on nakkav? Küsis Lumi. Haigutamine. Runo raputas pead. Ei ole. Ja siis haigutas uuesti. Kõik puhkesid naerma. Ma lähen magama, ütles Siira lõpuks. Ja mina ka, ütles Runo. Miks? Küsis Lumi. Sest
homme on tähtis päev. See tuleb niikuinii. Jah, ütles Siira. Runo naeratas. Ja ma tahan kohal olla, kui ta saabub. Noogutas Siira. Head ööd. Head ööd. Head ööd. Mõne aja pärast oli lagendik peaaegu tühi. Ainult Lumi jäi istuma. Ta lehvitas sõpradele järele. Ja siis jäi paigale, täiesti paigale. Frederik märkas seda. Kas sina ei lähegi veel? Lumi noogutas. Lähen küll. Aga sa ei liigu. Jah. Mõnda aega ei rääkinud kumbki midagi. Nad vaatasid taevast. Esimesed tähed olid süttinud. Kuidas sipelgad küll nii kiiresti magama jäid? Küsis Lumi. Frederik vaatas magavat sipelgat. Ma arvan, et nad väsisid teie vaatamisest ära. Lumi naeris natuke. Aga siis jäi jälle kõik vaikseks. Frederik märkas. Kas sa ootad midagi? Küsis ta. Lumi mõtles. Aga siis märkas ta midagi. Vaata! Ta osutas väikesele võilillele. Peaaegu kõik teised õied olid juba sulgunud, aga üks väike kullane õis oli veel lahti. Ta ei taha veel magama minna, ütles Lumi. Frederik vaatas võilille. Tõesti, ta hoiab päevast kinni. Jah, noogutas Lumi. Ma arvan, et mina ka. Tuul liigutas võilile õisi. Mis mõttes? Küsis Frederik. Lumi vaatas lagendiku poole. Täna oli nii ilus päev. Me mängisime, me leidsime lillevälja, me naersime, sipelgad jäid meid vaadates magama. Frederik noogutas. Ja kui ma magama lähen, siis saab see päev otsa. Ma ei taha, et see lõpeb. Nad vaatasid mõnda aega tähti. Siis küsis Frederik. Kas sa tead, miks maasikad otsa saavad? Lumi pilgutas silmi. Mis mõttes? Kui maasikad kunagi otsa ei saaks, siis sööksime neid hommikust õhtuni. Ma sööks küll, ütles Lumi. 3. päeval enam ei sööks. Võib-olla. 4. päeval oleksid sa neist tüdinud. Lumi jäi mõtlema. Võib-olla tõesti. Ja siis oleks kahju, sest maasikad ei tunduks enam erilised. Lumi vaatas rohtu enda jalge ees. See mõte oli tuttav. Frederik jätkas. Ma arvan, et
päevadega on natuke samamoodi. Kuidas? Kui üks päev kestaks igavesti. Ta vaatas taevasse. Siis ei oskaks me märgata, kui ilus see päev tegelikult oli. Ja mis siis, kui homne päev ei ole nii tore kui tänane? Frederik jäi hetkeks vaikseks. Võib-olla ei olegi, ütles ta. Lumi vaatas teda üllatunult. Mis mõttes? Võib-olla ei ole homne päev täpselt samasugune. Nad jäid mõttesse. Siis küsis Frederik. Kas sa mäletad eilset päeva? Mäletan. Lumi ohkas. Ma lihtsalt ei taha sellest lahti lasta. Kas sa tead, kuidas? Ma häid päevi alles hoian. Kuidas? Ma lasen nad vabaks. Lumi kortsutas selle peale kulmu. Aga siis nad ju kaovad ära. Kas kõik sinu tänased naerud kadusid ära? Küsis Frederik. Lumi jäi mõtlema. Ei, ta mäletas neid. Ta mäletas, kuidas Siira oli naerdes murule kukkunud. Kuidas Ruuno oli oma leiutisega kogemata iseenda mütsi puu otsa lennutanud. Kõik need hetked olid alles. Ütles Lumi vaikselt. Frederik noogutas. Head päevad ei kao ära. Mis neist siis saab? Frederik vaatas tähti. Ma arvan, et nad lähevad südamesse. Tõesti? Ma arvan küll. Öö muutus sügavamaks. Tähti tuli aina juurde ja nüüd tundis Lumi midagi. Väsimust. Seda mõnusat sooja pehmet väsimust. Ta haigutas, siis veel ühe korra. Ta vaatas veel võilille poole. Nüüd oli ka tema oma õie sulgenud. Tundus, et temagi oli valmis puhkama minema. Ma arvan, et ma nüüd olen valmis. Lumi hakkas koju minema. Ta lehvitas tähtedele. Head ööd. Tema selja taga särasid tähed edasi, nagu hoiaksid nad kõiki tänase päeva ilusaid hetki enda sees. Kuni hommik tuleb ja algab uus päev uute naerudega, uute mängudega. Ja nii avastas Lumi, et ilusad päevad ei kao ära siis, kui me magama läheme. Need jäävad alles meie mälestustesse, meie tunnetesse ja ilusad päevad lähevad meie südamesse. Uus hommik tuleb uute rõõmudega ja tänane päev võib nüüd rahulikult puhkama minna. Head ööd!